Tere tulemast kuulama meie tänast lühipodcasti. Täna räägime ühest Eesti rahvapärimuse kõige erilisemast olendist, krattist. Kratt on tegelane, keda on kirjeldatud Eesti rahvajuttudes juba sajandeid. Rahvaluule kogude järgi oli kratt olend, kes tõi oma peremehele rikkust, kuid sellel oli alati hind. Kratti tegemine oli rahvajuttude järgi ohtlik ja keelatud tegevus. Inimene pidi koguma kokku vanu tööriistu, oksi, luudasid või muid esemeid ning andma neile kuju. Seejärel tuli kratile hing sisse saada. Rahvapärimuse järgi pidi inimene selleks tegema lepingu kuradiga. Tavaliselt anti kuradile vastu 3 tilka verd. Kui leping oli sõlmitud, ärkas kratt ellu ja hakkas oma peremehele varandust kokku kandma. Kratti kõige tähtsam omadus oli see, et ta ei tohtinud kunagi olla tegevuseta. Kui peremees ei andnud talle tööd, võis kratt muutuda ohtlikuks. Rahvajuttudes on palju lugusid sellest, kuidas kratt süttis põlema või hävitas oma peremehe vara, kui tal polnud midagi teha. Seetõttu pidid inimesed talle pidevalt ülesandeid andma. Näiteks tuua vilja, varastada naabri juurest hõbedat või tassida koju midagi väärtuslikku. Kratt ei olnud ainult halb tegelane. Mõnes loos aitas ta peremehel ellu jääda, tuues toitu või küttepuid. Kuid alati jäi alles üks oluline moraal. Lihtne rikkus tuleb suure hinnaga. Eesti rahvajuttudes on kratt hoiatav näide sellest, mis juhtub, kui inimene tahab liiga kiiresti rikkaks saada. Kratt on inspireerinud ka tänapäeva kunstnikke ja filmitegijaid. 2020. aastal valmis Rasmus Merivoo mängufilm Kratt, mis toob vana rahvapärimuse tänapäeva. Film ühendab huumorit, fantaasiat ja õudust ning näitab, kuidas vana legend võib elada edasi ka uues ajas. Filmis saavad lapsed juhuslikult kätte vana kratti loomise õpetuse ja avastavad, et legendid võivad olla ohtlikult tõetruud. Kratti legend on osa Eesti kultuuri ja identiteeti. See räägib ahnusest, vastutusest ja sellest, et ükski töö ei jää tegemata, isegi siis, kui seda teeb üleloomulik olend. Kratt tuletab meile meelde, et rikkus ei tule kunagi niisama ja et igal teol on tagajärg. Aitäh, et kuulasid! Järgmises saates räägime mõnest teisest Eesti mütoloogia tegelasest.